Mustkunstnik õpetab trikki. Tere, mina olen Irene, ma olen mustkunstnik ja täna ma näitan teile midagi eriti lahedat. Natuke aega tagasi ma panin siia karbi sisse ühe ennustuse. Karbi peal, nagu näha, on 4 erinevat värvi. Punane, kollane, sinine ja roheline. Mul oleks vaja ühte abilist siia. Ande, kas sa palun? Ja muidugi. Natukese aja pärast ma lasen sul valida ühe värvi. Aga kõigepealt, inimesed, kes on energilised ja seiklusimulised, kipuvad valima punase värvi. Rõõmsameelsed ja õpihimulised inimesed tavaliselt valivad kollase. Väga lahked inimesed ja usaldusväärsed inimesed, nemad tavaliselt valivad sinise. Ja inimesed, kes on praktilised, eelistavad rohelist. Aga muidugi, kõige sellega ma ei soovi mõjutada sinu valikut mitte kuidagi ja sul on täiesti vaba valik. Aga ennem kui sa valid, ma lisaks veel. Suurem osa inimesi valib tavaliselt sinise. Ja järgmisena valitakse suurel hulgal punast ja rohelist. Imelikul kombel kollane on see värv, mida valitakse kõige vähem. Muidugi kõige sellega jällegi ma ei soovi mõjutada sinu valikut. Nii et, Ando, palun, kas sa nüüd ütleksid, mis värvi sa valid? No mul on ikka tunne, et sa tahtsid mind mõjutada, et ma valiksin kollase. Aga ma ikkagi valin rohelise. Sa valid rohelise. Kui soovid saladusele jälile saada, siis palun loe ajakirja Hea laps.